külaskäik podcasti toob teieni Ott Tänaku ametlik sponsor Betsafe. No nii, tere taas kõigile 6. käigu kuulajatele, kõigile rallisõpradele. Võiks lausa öelda, et harjumatult pikk paus on meil 2 saate või 2 ralli vahele jäänud, aga siin me taas oleme ja Argentiina ralliks vist valmis. Või mis, Karl Ruda? Ma ei oskagi öelda, tere ka esmalt minu poolt. Eks pikalt on seda päeva oodatud, aga kui ma päris ausalt ütlen, siis see tuli ikkagi ootamatult mulle kätte ka, et ma väljas nii ilusad ilmad, et ei olegi suutnud selle peale mõelda, et pigem oleks tahtnud nagu aias tööd teha ja kuskile nii-öelda loodusesse sõita see nädalavahetus, aga mis seal ikka, tuleb võtta oma väike nutitelefon kätte ja siis loodus saab endiselt nautida, ralli käib lihtsalt kaasas jälle. Just nii, et vahepeal on tõesti peaaegu 6 aega meil pausi olnud, on päris igasuguseid asju juhtunud, on siin kes on kuhu abieluranda sõudnud, kes on oma filmi esilinastusel käinud, nii et igasuguseid asju on vahepeal toimunud, et ralli ikkagi see rallimaailm nii-öelda käib täiooga, isegi siis, kui MM-rallisid ei ole. No õnneks nii kipub olema, aga see vist meile kui fännidele jääb kõige rohkem silma. Sellest rääkides, et tõesti abieluranda on meil sõudnud Martin Järveoja ja nüüdseks ka Maarja Järveoja, kes siis abiellusid siin aprilli keskel, tegid ilusad nunnud väiksed pulmad oma perekonnaga ja said siis nii-öelda tied the knot lõpuks nagu ära. Ja teisena siis oligi Tänaku film, mis esilinastus siis ka siin samas aprillis ja Tallinna tänavatel oli näha seda imeilusat Toyota Yarise WRC autot koos siis kogu selle meeskonnaga, kes selle ägeda filmi kokku on pannud. Aga räägi mulle, Raul, mis sa siis arvasid sellest filmist? Kui Eestis sina, kes kõik aeg selle ralliga tegeled ja mingil määral sa oled näinud, et kas sulle meeldis see film? No mina käisin kusjuures esilinastusel täiesti seal Kosmosekinos, sain umbes tund või poolteist äkki varem teada, et okei, et Raul, et sa pead mine. Otsisin endale, sõitsin kiiruga koju, otsisin esimese umbes triiksärgi üles, polnud sinna aasta otsa särki triikisin ära ilusti, panin endale selge, et ülikonda üles ei leidnud, aga ei olnud õnneks vist väga hullu. Käisin kohal, nägin seda siis seal koos Ott Tänaku ja teiste suurte inimestega, seal suurte nimedega ja tegelikult kokkuvõttes on nagu raske öelda, kas pigem ikkagi meeldis selles suhtes, et see oli nagu eriti just visuaalselt ja heli poolelt kõik see ralli oli nagu suurel ekraanil ja selle igasuguse kinokõlarite sellega oli ikkagi väga nagu äge vaatamine. Et kõik need maastikukaadrid ja kuidas need ralliautod seal lähedalt sõidavad mööda ja kuidas seda pori lendab ikka, et vahepeal oli siuke tunne, et nagu tahaks ise ka kuskilt ära pühkida seda mingisugust muda, mis kuskilt ekraanist nii-öelda nagu välja oleks lennanud, aga võib-olla sisu poolest minu jaoks natukene võib-olla jäi nagu väheks seda sellist kaadri tagust asja või sellist asja, mida nagu iga päev niikuinii uudistest ei loe, aga muidugi seda oli ka, et eriti äge oli, kuidas Marko Märtin luges ette, mis sõnumeid Malcolm Wilson talle peaaegu 10 aastat tagasi juba saatnud oli Tänaku kohta, kui järjekordne mingisugune avarii või mingisugune õnnetus oli juhtunud, et see oli väga äge ja teine asi oli, mis oli väga äge, oli see Oti vanaema, mida kõik muidugi välja on ka toonud, aga see oligi nagu tore, kuidas ta seal oma mingisugusest vanast kingakarbist oli meisterdanud tahvelarvuti aluse ja selle pealt siis Delfi otseblogi väga õiget kanalit jälgis Oti vanaema igatahes rallide ajal, nii et see oli ka väga äge. Minu meelest sealt isegi jookses sinu nimi ka läbi. No ei saa salata jah, et jäi silma, ega ilmselt kui tavainimene seda vaatab, siis ei ole seda võimalik tuvastada sealt, aga jah, ma nägin seal väikse niisuguse murdosa sekundiks nägin oma nime ära, et see oli päris huvitav või niisugune naljakas hetk, et ootan, ma võin oma pangakonto andmed kuskile saata, et ootan neid royaltisid või neid autoritasusid või mida iganes, aga see selleks naljaks. Lähme siis Argentiina etapi juurde ka, selleks me siin täna oleme. Seal nädalavahetusel siis MM-sarja, mis on siis 5. etappi juba sel hooajal. Eelmisel aastal oli see Argentiina mäletatavasti täielik Ott Tänaku pidu. Võitis seal enamus kiiruskatseid ja mäletame, et tegelikult see ralli algas tema jaoks suhteliselt isegi selliselt kesiselt, et esimesel pikal katsel tegi
noh, kui see eelmise hooaja viimane etapp Austraalias välja arvata, siis tegid sisuliselt ainsa sõiduvea kogu hooajal. Et tegi selle väikese spinni, kaotas mingi 20 sekundit, aga noh, ta oli ikkagi niivõrd kiire sel rallil, et kui ta reede esimesel katsel kaotas 20 sekundit, siis reede lõunapausi selles ajaks. Jah, lõunapausiks oli ta juba ralli liider, et see võttis nagu selle etapi hästi kokku ja rohkem mitte mingisuguseid probleeme, kindel ralli võit. Väga ilusti domineeris ta küll eelmine aasta seda etappi ja selle pealt isegi selle peale toetudes edasi minna, siis selleks aastaks on ainult Toyota meeskond lisaks Terry Newville'ile siis, et Newville Hyundai'st, aga Toyota meeskonnas on kõik sõitjad viimastel aastatel selle etapi ära võitnud. Viimasel aastal üleüldse on seal olnud 6 erinevat võitjat ja enne seda oli tegelikult 8 korda järjest võitud mees nimega Sebastian Loeb, kes võitis back-to-back 8 korda järjest ja Citroen üleüldse on võitnud seda etappi 10 korda. Ja kui jõudes tagasi nagu Toyota meeskonna juurde, et siis tegelikult on nii Chris Meek, Jari-Mati Latvala ja Ott Tänak need, kes on võitnud viimase 6 aasta sees ja tegelikult ka meeskonna enda boss on võitnud selle etapi kunagi ajaloos. Et see Toyota meeskond jätab küll praegu väga tugeva mulje sellele etapile vastu minnes ja arvestades seda veel, kuidas eelmine aasta domineeris seda Ott Tänak. Just, et nagu sa ütlesid, siis kõik 3 Toyota sõitjat on võitnud just kui näiteks head märki, aga noh, Sebastian Loeb, kes tõesti, nagu sa ütlesid, 8 korda järjest Argentiina ralli MM-sarjas siis võitis, vahepeal oli 1 aasta, kus ta kuulus siis sinna IRC või Intercontinental Rally Challenge'i sarja, kus võitis küll Juho Hänninen, kes samuti hiljem Toyotaga sõitis, nii et aga see tõesti Loeb sel aastal siis ei võistle Argentiinas ja tagasi on Mikkelsen, Andreas, kes on siin paar etappi või Korsikal oli meil eemal, et vaatame, mis siis see mees suudab meil seekord teha, mis sa arvad sellest, Raul? No Mikkelsenis minul jätkuvalt nagu usku ei ole, mulle tundub, mis ma olen kuulnud, et talle see Hyundai nagu väga hästi ei sobi see auto ka ja noh, ta võib-olla tema aeg nagu hakkab mööda saama, noh, see on ju alles noor. Mis asjad? Ta on ju alles noor, kuidas mööda saab minna? No jah, võib-olla, nii väga noor ta ka ei ole enam, aga eks ta on ikka aastaid juba sõitnud, et võib-olla tema jaoks ka mingisugune paus oleks nagu see, mis tal aitaks asjad nagu selgeks lüüa või siis noh, lihtsalt tahaks näha, mis ta mõnes muus meeskonnas äkki suudaks, et võib-olla just ongi see Hyundai, mis talle ei sobi, et oleks tal mingisugune Volkswagen all näiteks on ju, nagu siin kunagi oli, aga praegu küll Volkswagenil WRC-d ei ole, aga mingisugune M-spordi 3. auto võiks ju temal olla või midagi sellist, aga praegu nagu ei tundu, et temal oleks sellist võimu seal Hyundai's või sellist minekut, et ta suudaks seal ralli võitude nimel heidelda, aga selle Hyundai valiku või Hyundai kolmiku juurde tulles, siis 8-kordsel ralli võitja Sebastian Loebi kõrvale jäämine, oli see üllatus või ei olnud? Et Mikkelsenil on ju terveks hooajaks leping alles, aga Korsikal juba sai seda nii-öelda väänata siis, et Argentiina nagu tundub selline natuke loogiline koht, kus nagu Loebi ka panna, aga samas Sordat ka ei saa kõrvale jätta, Neville on niikuinii, et seal Andrea Damal on Hyundai bossil ilmselt päris korralikku kalkulatsiooni seal vaja. No Argentiina on ju hispaaniakeelne, kui ma ei eksi. On. Jah, okei. Igaks juhuks ma korra nagu muretsesin, aga see on üks põhjus, miks sa ei saagi Sordot kõrvale jätta, sest teadatavasti seal on nii palju tegelikult kohalikke või neid fänne, et räägitakse, et ka viimastel päevadel või viimasel päeval Poweri katse peale tuleb vaatama 200 000 inimest ja tegelikult nad lähevad juba mägedesse niimoodi 2 päeva varem, et saada oma õige positsioon kätte. Ja sellele veel toetudes Ott ja Matu on rääkinud, et kui sa sinna katsele sõidad, et siis see katse start ja finiš on nagu juba mitukümmend kilomeetrid on tee ääred autosid täis, et see on nagu fantastiline vaatepilt, et see on kindlasti üks põhjus, miks ei saa Sordot just seal kõrval jätta, sellepärast et tema on selle marketi kõige olulisem nii-öelda inimene Hyundai's, sest ta räägib seda keelt. Newville ei saagi kõrvale jätta, sellepärast et see vend on hetkel MM-sarja liider, kes siis avab ka seekord Argentiinas teed ja Mikkelsen on kruusa peal võib-olla kiirem, et tegelikult kui ajalugu võtta, mis on Argentiinas juhtunud, on tegelikult päris valusad asjad juhtunud. Siit kaugele vaadates Tommy Mäkinen, kes on selle etapiga ära võitnud, tegi 2002 väga suure avarii
niimoodi, et auto, põhimõtteliselt oli nagu pesumasin. No seal 300 korda umbes üle katuse õhus. Ja siis 2004 oli ju Marko Märtin, kes tegi ka väga suure avarii, mis on ka veel YouTube'ist leitav, et võib-olla Raul paneb ka selle otse või sinna live-blogisse. Siis kui see podcast üles läheb, siis need avariid peaksid juba kuskil uudises üleval olema, see on plaan tänane. Et neid on ka nagu näha, et tegelikult need kiirused ja need avariid, mis on toimunud siis veel hilisematel aastatel, kus siis sõbrad Mikkelsen ja Newvil panid ühe sama kivi otsa, sõitsid taga teletalt ära, Chris Meek tegi 2017 väga suure avarii, kandis auto maha, 2016 läks Jari-Mattil amort, mille pärast ta ei saanud enam kurvi keerata ja pani ka mitu tiiru katust, et võib-olla see on ka üks põhjus, miks Sebastian Loeb ei viitsi lennata teisele poole maailma, et seal on see maestik on nii rahv ja seda nad ise nimetavad nagu maapealseks kuuks. Et minul ei ole õnn olnud kunagi Argentiinas käia, ma tahaks kindlasti sinna vaatama minna just seda rallit ja seda melu ja öeldakse, et vahet ei ole, millise restorani valida, aga üks korralik klaas punast Malbecki ja liha, et sa ei ole vahet, millisesse restorani lähed, see on alati suurepärane ja seda ma olen ka kuulnud, et see tõesti, see toit on ka seal imeline, et see võib ka üks põhjus olla, miks ei ole Sebastian Loeb sinna läinud lihtsalt. Võib-olla Loeb ei julge sinna minna, et võtab oma selle Daniel Helena kaasa ja see ainult seal neid steike hakkabki sööma, et tema kehakuju vaadates, aga võib-olla hoopis niipidi, jah. Jah, et nendest avariidest rääkides veel eelmine hooaeg ju Kalle Rovanpera pani ka ju väga sellise hirmsa väljanägemise õhulennuga sinna kuskile publiku sekka, et seal ega seal publikut on küll palju, aga nad on tihti ka võib-olla sellistes kohtades, kus see Rovanpera olukord konkreetselt publiku ei olnud vist küll vales kohas, aga see oli ikkagi, see auto lendas nii ettearvamatult, et seal auto lendas üle puude ja vist kahjustas 3 korraldaja autot ära isegi. Üks inimene oli telgis. Üks inimene oli telgis, millel see auto vist umbes katuse maha rebis, et see oli tõesti õnnesärgis sündinud seal, aga kõik õnneks jäid terveks. Inimesed siis mitte autod, aga tõesti selliseid avariisid on Argentiinas juhtunud palju, see on kiire ralli, aga teekatte mõttes on ka suhteliselt selline vaheldusrikas, et seal mingisugused katsed mägedes on, eks ju, väga suurte kividega, lausa nagu sa ütlesid, kuumaastik on ju, palju on seal liiva, palju on kruusa, et tuleb ikkagi igaks katseks nagu natukene erinev selline mindset inglise keeles, selline mõtteviis võtta ära sõitjatel. See isegi võib-olla mitte igaks katseks, aga ma arvan, et seal on ka katse peal, sa pead seda mindseti või seda rütmi suutma kõik aeg nagu muuta. Nagu ma olen aru saanud, siis see esimene päev on natukene oru kuskil seinte peal või orus, et seal on vähe kiiremad teed ja tegelikult viimast päeva võtad, siis on El Condor, mis on siis nagu üks kuulsamaid katseid, kus näeb nii neid Condori linde ja tegelikult seda kõige kuumaastikut, mis näeb see nagu kõige hullem välja, et tõesti, et need katsed varieeruvad nagu ühest otsast teise ja pinnaseks enamasti on nagu liiv, et isegi kruusa on võib-olla seal vähemal määral kui seda liiva ja eks kui siin natukene lugesin eelnevalt, et mis selle ralliga siis inimesed või sõitjad on rääkinud, siis tegelikult oli Mikkelsen üks see, kes ütles, et talle tegelikult see etapp meeldib ja see sobib ja võib-olla tema sõidustiiliga just selle Hyundai'ga, et sa pead auto positsioneerima enne kurvi juba nurga alla, sa pead usaldama oma legendi, oma kaardilugejad, sa sead selle auto mingi nurga alla ja sa lihtsalt seisad gaasipedaali peale ja nii-öelda proovid rattad maa sisse ära kaevata. Et siis see ratas seal liiva sees jõuab nii-öelda nagu kurvist läbi vedada, et tegelikult see on nagu oma moodi täitsa etapp ja see vist nõuab natukene teistsugust sõidustiili, aga saate alguses, kui me siin puudutasime, siis eelmine aasta domineeris Ott Tänak, nii et temal tundus olevat kõige õigem stiil. Eeldatavasti ta see aasta jätkab sama stiiliga. No loodame, et see stiil on see, et sõidan kiiresti ja võidan ralli ära. Ja. Aga stardi järjekorrast natuke rääkides, Tänak tundub, et pigem sobivalt kukkus nüüd pärast Korsikat siis MM-sarja üldarvestuses 3. Vahed on loomulikult väikesed, Neville 82, Ogier 80, Tänak 77 ja siis tulevad juba natuke suurema vahe järel Evans 43, Meek 42, et avapäeval me teame, Neville läheb siis esimesena rajal, Ogier teisena, Tänak 3.
mida see võiks nagu ütleme tulemuste mõttes tähendada, et seal oleneb ilmselt natuke ka ilmast ja kõigest muust veel. Seda ma arvan, et me peame ära ootama esimese päeva, et ei oskagi siin spekuleerida, et mingid videosi, mida ma netis olen näinud liikumas, on, et hetkel seal oli nii-öelda vähe niiskem ja märjem, et siin esmaspäeval, mis toimus siis P3 ehk siis Priority 3 testid, mis on siis WRC2 autod, et nendel oli tee oli üsna siuke natukene isegi soppa lendas ja pori oli ja see kõik nii-öelda ralli oleneb ka sellest, aga nagu me vaatasime ilma ka, et tegelikult ju siis ralli peaks tulema seekord kuiv ja kui seal ikkagi päikest peaks mõnel määral paistma, et need teed kuivatab ära. Aga jah, seda me ei oska öelda, kui palju seal eelnevalt on vihma tulnud. Et see raske ongi spekuleerida, aga kindlasti kuuleme Terry Newvilli suust paar sõna, et tema peab jälle puhastama seda teed. Kuigi ka mingid väljaanded ja inimesed on öelnud, et või küsimuse õhku visanud, kas Terry Newvill on leidnud selle õige võiduvalemi, sellepärast et see aasta ta ei ole teinud ühtegi nagu suurt viga, tal on kõik nii-öelda nagu sujuvalt läinud. Ta hetkel juhib rallit, ta ei ole see aasta väga vigu teinud, mis oli ainult Monte Carlos, kui ta vale tee valis. Aga ta on ka nagu, ta isegi ei lähe nagu kohe võidu peale sõitma, et ta sõidab alati nagu poodiumi peale. Ja nagu viimasel etapil nägime ka, et siis ta lõpuks näpsas selle võidu ka nagu ära. No Villi, kui sa vaatad 4 etappi on sõidetud, tal on kirjas kõik kohad esimesest 4, et esimene, teine, 3, 4 juba, et esinelikust välja ta pole jäänud. Jah, nagu sa ütlesid, suuri sõiduvigu pole teinud, et tõesti mingisugune selline stabiilsus on vähemalt hooaja alguses siin leitud. Et see mees kindlasti ohustab Otti ja Ogieri ja võib-olla isegi praegu oleks õigem öelda, et Ogier ja Ott ohustavad just Terry Newvilli, sest Newvill on see, kes juhib seda sarja. Just. No meie loodame muidugi Ott Tänaku võitu, aga üks asi veel, mille kohta ma tahtsin tegelikult Argentiina eel küsida, on see, et me oleme näinud seal, see on lõuna poolkera, seal on tegelikult ju, kui meil hakkab siin vaikselt suvi tulema, praegu välja vaadates juba oleks justkui käes, aga seal siis on vastupidiselt on sügis, seal ongi suhteliselt niiske, seal on veetakistused, et kaardilugejate ülesanne on, eks ju, neid mingisuguseid klappe kinni panna seal, kui veetakistus tuleb, et vesi nagu mootorisse ei läheks. Et räägi natuke sellest, et kas see on kaardilugejatel siis endal mingisugune pedaal, mingisugune nupp, mida nad peavad toetama, kuidas see täpselt välja näeb? No mina, kui sõitsin, siis minul oli, või Martinil oli külje peal selline kang, mehaaniline kang, mis siis, kui sa tõmbad trossidega, tõmbas lihtsalt õhuvoolu, nii-öelda selle õhu peale tuleva, selle klapi tõmbas kinni, et kui see vesi jooksis nagu kapoti pealt tagasi välja, et ei saanud nagu õhuvõitesse minna ja sealt edasi nagu mootorisse. Eks neid võivad olla nii jala all, seal samas puuri küljes kaardilugeja kõrval, ja eeldatavasti ei kasutata elektroonikat, et pigem see on jäetud nagu mehaanilise trossi peale, et see oleks nagu natukene turvalisem. Aga siin paar aastat, eelmine aasta või 2017, ma ei mäleta, kumb aasta see oli, Newvill läbis ühte takistust ja kas see süsteem ei toiminud või kaardilugel ära unustanud. Igal juhul pärast veetakistus mees käivitas autot laupäeva hommikul päris pikalt ja kaotas sinna kõvasti nagu aega, et see, nagu me just ennem rääkisime, et palju seda vihma on tulnud, kui täis jõed vett on, et see kõik mängib nagu suurt rolli, et lisaks on ju tegelikult kaal, mis sa sinna autosse paned. Kui on vähem vett, siis nad arvatavasti seda kaasa ei võta. Aga üldjuhul see on kas mehaaniline käe all või jalal. Kas kaardilugejal on veel mingisugused sellised asju, analoogseid ülesandeid, et kus vahepeal peavad ka nagu reaalselt sõitu või auto käitumist mõjutama mingisugused nupud või lülitid või kangid? Tänapäeval väga enam ei ole. Ja üldiselt, nüüd on nagu see ka ära keelatud, et autosalongis või siis tagumises puuri ristist ei tohi midagi nagu ühtegi tööriista eespool olla. See on ka nagu turvalisuse mõttes, kui juhtub avarii, et sulle tööriistad ei lenda nagu näkku või kõhtu või vahet ei ole kuhu. Et siis sellepärast nad peavad autost välja minema, et midagi autol parandada, et siis seal autos sees enam väga midagi teha ei ole. Aga ütleme nii, et on ette tulnud juhuseid, kus võetakse metsast puudokk ja puudokki külge seotakse mingi särk, kui näiteks vihma sajab või udunen ja esiklaasi soojendus või puhurid ei toimi, et siis kaardilugeja kõrvalt puhastab akent dokiga, et sul sõitjal saaks peal hoida. Samal ajal peab veel kaarti ka lugema küll. Samal ajal loeb teise käega kaarti ja siis sa nagu, see on niisugune nagu Mr. Beanie moodi. Aga läheme siis meie hea toetaja BetSafe'i sellise rubriigi juurde. Kõigepealt
tuletame meelde, et endiselt kehtib Betsafe'is siis selline uue kliendi pakkumine, et kui teed Betsafe'is endal konto ja panustad seejärel vähemalt 10 euro eest, vähemalt koefitsiendiga 1,5, siis annab Betsafe omalt poolt sulle 25 eurose tasuta panuse ja seda saab siis kasutada 4 kuud järjest, ehk maksimaalselt on võimalik 100 eurot endale tasuta panustamisraha saada uue kliendina. Aga vaatame siis neid koefitsiente ka, mille peale seda uue kliendi raha oleks võimalik panustada, võtamegi siis selle Ott Tänaku WRC Rally eripanuste lehe lahti ja siin on kohe päris huvitavaid selliseid koefitsiente, et kõigepealt see kõige esimene, mis siin silma hakkab, 8,00 on koefitsient siis, et Ott Tänak võidab nii ralli, nii shakedowni kui siis ka power stage ehk nii ralli testikatse kui siis ka punktikatse. Et ralli ja punktikatse ehk siis 30 punkti pluss siis veel see testikatse, see 8 tundub natuke väike koefitsient isegi selle kohta arvestades seda, et Tänak üldiselt neid testikatseid ju ei võida. Ja see aasta on isegi võtnud 4-3 on võitnud Chris Meek. Et kindlasti läheb Chris Meek jälle selle shakedowni peale või nii-öelda tal on seda toorest kiirust olemas. Aga sellegi poolest, ütleme, et ühtepidi on see 8 väike, teistpidi on ta päris suur. Et nagu ralli, shakedown ja power stage. Ega võib-olla sul on õigus ka, et teistpidi on võib-olla ikka väike, aga siin on ka nagu jällegi teisi põnevaid koefitsiente. Kui mina seda vaatasin, siis üks asi, mis mulle kõige rohkem meeldib, on tegelikult see, et sa valid selle kiirema auto, mis on nagu suhteliselt heade koefitsientidega, et seekord meil on muidugi Toyotad on natukene nagu madalama koefiga kui muidu, kuid kui sa võtad nii-öelda Hyundai Newvilli, siis kes kindlasti jahib nagu võitu Citroenis, siis Ogieri, kes jahib võitu või tegelikult Fordi Elvin Evans on 2017 see mees oleks peaaegu võitnud, aga ta pani viimasel katsel riivas silda. Katsele minnes oli 1,5 sekundit vist või 2 sekundit äkki vahe, aga kuna ta riivas silda, siis ta kaotas natukene aega ja lõpuks kaotas selle ralli 0,7 sekundiga just Terry Newvilli ees. Nii et see Evans on näitanud endast suurepärases küljest ja tegelikult viimane etapp juba me peaaegu nägime, et võtab see aasta jälle uus sõitja etapi võidu, kuigi võttis ka lõpuks Newvilli näol, siis tema koefid on üllatavad head. Jah, Evansi ralli võitis 10 lausa ja ütleme top 2 sisse jõudmine Evansil 5 ja top 3 sisse ehk esikolmikusse jõudmine Evansil 4,00. See on väga reaalne. Võib-olla jah, see top 3 sisse jõudmine juba tundub päris hea variandina, aga Ott Tänaku ralli võit siis 2,50 ei ole samuti üldse halb. Ja kui mõelda selle peale, et eelmine aasta 18 kiiruskatsest Tänak võitis 10, siis see, et Tänak võidab enim kiiruskatseid sel rallil, on 1,70, ehk siis kui ütlesin, et eelmine aasta võitis ta siis 10 katset, teise koha sai Neville 4 katsevõiduga, et see nii-öelda puffer oli eelmine aasta ikka päris korralik, et kui siit isegi, see Tänak on välja öelnud ka, et see aasta natukene tahab nii-öelda rahulikumalt võtta, et ikkagi mängida tiitli peale, mitte rallivõitude peale niivõrd, et võib arvata, et võib-olla päris 10 katset ta täna ei võida, aga enim katseid ilmselt tundub küll suhteliselt reaalne, et 1,70 selle peale, et tundub päris hea väärtus ja see on ka suurem kui 1,5, ehk siis seda uue kliendi pakkumist saab ka kasutada sellega. Jah, täpselt nii. Ja eks siin lõpuks, kui sa vaatad neid asju või siin natukene surfad, siis isegi selle peale, et kui Ott võidab, kui ta eelmine aasta võttis 10 katsevõitu, 18, see aasta on sama katsete arv, siis kui ta võidab 9, ehk siis pooled katsed, siis on koef juba 3. Jah, päris korralik, aga eeldused on nagu olemas. Jah, aga võib-olla üks inimene, kes veel mulle nagu silma hakkas, on Chris Meek, kes tegelikult tänavu on olnud ju väga kiire, aga iga kord on mingisugune väike probleem tal ette tulnud, et vahel on ta selle ise põhjustanud, vahel ei ole, aga Chris Meeki ralli võidu koef 8, top 2 koef 4,50 ja top 3 koef 2,75. Ütleme, kui me ausalt sellest räägime, Chris Meek on ju kõik aeg väga kiire olnud, aga ta teeb mingi vea või midagi juhtub. Aga ta on selle ralli varem võitnud ja mingi hetk peab ju see ralli ka tulema, kus tal ei juhtu seda asja. Siuke tunne, et vähemalt minul on. Jah, seda ma nõustun. Küll tal tuleb see etapp. Kuna ei oska öelda, sest nii palju kui mina selle mehe videos vaatan, ma nagu Chris, äge inimene, tore inimene.
lihtsalt nagu sisevideodest näed, et kui tal tuleb nagu ilusa sõidujoonega, kõik on perfektne, hästi sõidab, nagu tal on selline natukene omamoodi stiil ja siis nagu hakkab juba nagu jõuad mingisse punkti järsku oot, mis sa nüüd tegid, et on nagu mingi hetke pealt nagu juhe lihtsalt jookseks nagu kokku keset katset. See ongi see mure. Ma olen nagu vahet ei ole, millise katse sa võtad, siis kui sa ilusti selle otsast lõpuni vaatad, no vähe pikema katse, kui sa ilusti otsast lõpuni vaatad, siis ta korra igal katsel teeb mingi imeliku liigutus. Aga võib-olla seal on mina näen seda võib-olla teise nurga alt, aga tal korra nagu jookseksid juhtmed kokku või nii-öelda keegi astuks korra juhtmete peale. Ja, sellegi poolest koefitsiendid on tal suurepärased. Ja... Aga panustame kõik mingi äkki seekord ei juhtu. Okei, aga läheme siis meie saate viimase rubriigi juurde, küsimuste rubriigi juurde. Jah, väike kõll ka siia vahele, vajutsin praegu kuskil lõppu. Küsimusi on taas mitmeid veel vahepeal tekkinud. Võtame neist mõned siin ette, kuna meil on siin tavapäraselt isegi natuke lühem saade tulema, see pool tundi ei olegi veel täis. Nii et võtame siit siis sellise küsimuse näiteks, mida on küsinud vahepeal Hardo. Siis tuleb võib-olla natuke selle uudise valguses, et Ott Tänak ostis siin Marko Märtini MM Motorspordis osaluse. Et Hardo küsib siis, et kuidas siis Eestis nende eraralli tiimide, ehk siis MM Motorsport, OT Racing, mis on Tänaku oma A1M Motorsport ja teised, nende majanduslik mudel siis välja näeb, et kas nad seisavad ainult sponsorrahade peal püsti või on võimelised kuidagi ka raha teenima? Eks mõlemat. Ma ütleksin, et sponsorid alati aitavad seda asja, sest see on ikkagi nagu reklaam ja bränd, mida sa nii-öelda nagu viid laiemasse maailma. Ja teiseks on see, et see töö, mida sa ikkagi autode peal või kallal teed, eks see on samamoodi nii-öelda nagu autotöökodade business, et see on ju ka liigub varuosade ümber, et võib-olla ralliautol isegi vahetatakse varuosasi natukene nagu tihedamalt ja eks see nii-öelda logistikakulu ja need arvestatakse sinna kõik nagu sisse ja arvatavasti siis nagu väike nagu kasum ka, aga pigem on nagu see küsimus, et see valgus nagu liigub selles suunas, et võib-olla see meil on tulemata jäänud veel Toyota R5 ja me keegi ei tea veel, kes seda ehitab. Keegi ei tea, kes sellega sõidab. Kus seda ehitatakse? Seda ei ole veel nähtud. Öeldakse, et tegelikult mure on veel selles, et ei ole seda õiget kere või mootorit valmis sellele Jaarisele tänavasõiduautole. Nad peavad tootma mingi koguse autosid ennem, kui nad saavad sellest teha nagu rallisõiduauto. Et kas seal on mingi nagu kooslus sellisel asjal, et kas see just see on see point, miks Ott tegi seda diilis, kui tema on ka seotud nagu Toyotaga, aga ka tegelikult ma arvan ka selles osas, et võib-olla Oti nägu on maailma, rallimaailmas on ta juba nagu nii kuulus, et kui ta on selle meeskonnaga seotud, siis kes oli mees üldse, kes aitas Ott Tänaku sinna, kus ta praegu on Marko. Ta on nagu, nad on tihedalt seotud, nad on alati olnud ja nad üksteist nagu toetavad, et kuhu kellele sa ikka, keda teist sa ikka toetaks, kui seda inimest, kes on sinule andnud selle võimaluse, kus sa praegu oled? Just nii, ja ma saan aru, et üks küsimus on sulle ka eraviisiliselt tulnud rehvide vahetamise kohta pärast siis Korsika rallit, natuke küll nagu siuke antiikne teema juba tundub peaaegu kuu aega tagasi, aga tuletan meelde, Tänakul läks rehv katki, pidi vahetama katsel, Elvin Evansil läks rehv katki viimasel seal punkti katsel liidri kohalt, tema ei vahetanud rehvi, sõitis selle katkise rehviga lõpuni, langes küll seal 3. või 4, ei mäletagi enam, pigem oli vist 3, aga poodiumil ikka jõudis. Jah, poodiumil ta oli, igatahes 3. koht see siis oli, et millal siis on mõistlik rehvi vahetada katsel ja millal ei ole mõistlik siis? Selle küsimusega pöördus siis minu juurde härra Raul ja mitte see Raul, kes teisel pool lauda istub, aga üks teine Raul. Igal juhul Raulile siis vastus, et tegelikult see otsus tuleb suhteliselt kiiresti autos vastu võtta, et kui sa näed armatuuri peal ka, et neil on sensorid, et kui rehv hakkab rõhku kaotama või katki minema, et siis nad peavad kiirelt otsuse vastu võtma, et kui kiiresti see rõhku kaotab, kas ma peaksin kohe seisma jääma või ma peaksin lõpuni sõitma. See oleneb ka sellest, et sa kohe küsid kaardi käest, et palju veel minna on või sa oled nagu katsete peal mingi hetke pealt nagu tuttav või mäletad, et sa oled võib-olla nagu 3 minti sõitnud ja 15 minti on veel nagu sõita. Et siis võib-olla peaksid nagu vahetama versus see, et milline on see katse, kas ta on kiire või ta on nagu aeglane. Kui katse on kiire, siis sa ei pea pidurdama ja kiirendama, et sa saad konstantselt hoogu nagu hoida ja kanda, et siis ei tasuks nagu vahetama välja nagu minna. Et
need otsused tuleb katse peal üsna kiiresti vastu võtta. Üldpildis mina olen nagu mõelnud, kui on 10 kilti lõpuni kruusa peal, mis on enam-vähem kiire, siis nagu ei ole mõtet vahetada, et mine nagu lõpuni. Teistpidi Korsikat paralleeliks tuua, Ott Tänakul läks see ref enne 40 kilomeetrist katset, et see ref oleks tal ära lõhkunud kindlasti mingid aerodünaamilised osad asfalti peal, need mängivad kindlasti ka mingit rolli, et see oleks ka võib-olla järgmise katse ebamugavamaks teinud, et sa oleks vähem seal kaotanud, võib-olla, mis ei ole ka nagu kindel, aga järgmisel katsel sa pead ka nii-öelda sõitma selle autoga. Et see oleneb ka jälle, millisel katsel sa oled selles loopis või selles tiirus, et kas sa oled nagu esimesel või viimasel katsel, et kui palju sa võid ka nagu autoga kallal riskida. Aga pigem öeldakse, et jah, lihtne reegel on see, et kui sul on 10 kilti lõpuni või alla 10 kilomeetri lõpuni, siis sul ei ole mõtet sinna välja ronida ja 2 minutit kaotada selle peale, ja kui sa näed ära kiiresti, et mul on liiga palju veel minna, et siis sa tegelikult ei oota refi ära kukkumist, vaid sa pead kohe autost välja hüppama, refi ära vahetama, et siis sa kaotad nagu vähem, sest mida tühjemaks ref hakkab minema, seda sa jälle kaotad. 2 minutit on ühesõnaga siis refi vahetuse nii-öelda arvestatav aeg, millega... No minut 30-ga peaks hakkama saama, aga eks see on seisma jäämine ja uuesti kiirendamine. Sa pead veel rihmad kinni panema kõik asjad. See võikski olla minut 30 sees. Ref auto all vahetatakse ära tegelikult suhteliselt nagu 40 sekundiga, 50 sekundiga, et see ülejäänud aeg ongi autost välja, pigem autosse sisse minemine võtab kõige rohkem aega, et oma 5 punkti süsteem kokku tagasi panna ilusti kinni, et sa lähed närvi ka natukene, et kuskil ref läks, et hakkad ju jälle kihutama. Aga ütleme, kui palju seda reaalselt treenitakse? Ma saan aru, et treenitakse küll seda refi vahetuse, ütleme seda protseduuri, et nüüd kiirelt autost välja, tagant luuk lahti, seal see koostöökaardilugeja peab olema põhimõtteliselt selline, et sa ei pea midagi ütlemagi, et... Marko ütles kunagi nagu päris terava lause, et sul ei ole mõtet refi vahetamist harjutada, sest muidu sa jäädki refi vahetama, et siis hakkad neid lõhkuma. Et sõida kividest mööda, siis sa ei pea refi vahetama, siis sa ei pea seda harjutama. Eks sellel baasil sa pead alati kõike nagu proovima samamoodi juppida vahetamist auto all ja tegelikult refi vahetamist auto all services, et sa lihtsalt nii-öelda käid selle etapi ja nii-öelda nagu nii-öelda järjekorra uuesti nagu paarilisega läbi, et kuidas see kõige efektiivsemalt ja kiiremini toimib. Eks seda ikka vahepeal tehakse, aga kui sa oled nagu nii palju tegelikult nagu rehve vahetanud ka ülesõidul, et need me ülesõitudel sa tõstad ka vahepeal eest taha, tagant ette, pagasist ette, eest taha ja ta taha võib-olla kõigagi jooksma, et see on ka nii-öelda oma ette nii-öelda nagu sinu taktika või plaan, mida sa teed, et siis sa vahetad neid nii tihti, et sa enam-vähem ikkagi paned pildi kokku. Just, nii et sellise huvitava jutuga siis tänasele saatele sisuliselt tõmbame joone alla. Tänud, et olite meiega, järgmine 6. käik siis eetris juba, mis see on, reede õhtul, kui esimene siis pikk päev on Argentiinas sõidetud. Meie siis siit Karliga täname, et olite meiega ja oleme tagasi siis juba varsti. Jah, nii et hoiame kõik silma peal, mis siis rallil toimub ja kui kellelgi on küsimusi, siis te võite küsida nii meilt otse, kirjutada Delfi otseblogis, saata e-maile, küll me 6. käik @delfi.ee, ei Facebook vahet, ütleme, et minule ei tasu iga Facebooki kirjutada, võib-olla Raulile, aga lahendame küsimused ära ja kui kellelgi on midagi, millest me peaksime arutama, siis andke kindlasti märku. Just nii, nii et... Ilusat nädalavahetust. Täpselt. Kuues käik podcasti tõi teieni Ott Tänaku ametlik sponsor Betsafe.